Täna Kaagvaates. 1912. aastal ehitati Aleksander Jaaroni projekteeritud Gustav Adolfi gümnaasiumi võimlamaja. Kui hoone valmis sai, peeti seda Eesti spordihoonete tipuks, vaatamata jõusaali puudumisele. 1970. aastal viis direktor Helmi Viikholm läbi põhjaliku võimlamaja remondi. Aastatel 2005 ja 2006 toimusid ümberehitused ja lisandus uusi ruume. Täna on võimlamaja saanud uue kuue, mis ja kuidas juba mõne hetke pärast. Tere õhtust! Mina olen Trine Tamm. Ja mina olen Gerda-Trin Hääl. Alustame tänase erisaatega Kaagvaade. Gustav Adolfi gümnaasium on juba mõnda aega olnud meediapildis. Täna aga räägime võimlamaja restaureerimisest. Koha peal tutvustavad meile projekti arhitekt Tiina Linna ja kooli direktor Hendrik Agur. Nüüd lähemegi juba reportaažiga koha peale. Tere kõigile! Me seisame siin võimlamaja pööningul, kuhu tulevad peatselt muusikaklassid ja seisame siin võimlamaja restaureerimise projekti arhitektiga proua Tiina Linna. Tere! Tere! Alustaks kohe, et mis on projekti juures kõige raskem olnud? Ei oskagi öelda, ilmselt kas ongi üldse raskusi olnud, aga huvi on olnud just nende väljakaevamiste asjus, mis need keldrid olid kinni aetud ja keegi ei teadnud, et need keldrid on olemas. See oli põnev. Millega te kõige rohkem rahul olete selle projekti juures? See, et Gustav Adolfi gümnaasium saab endale palju ruume juurde. See on väga hea. Kui kaua see projekt kestnud on? Väga kaua. Aastal 2002 kinnitati terve selle võimla kompleksi siis restaureerimise projekt linnavalitsuse poolt ja siin on käinud mitu ehitusetappi. Esimene ehitusetapp, kui tehti juurde ehitus õue poole, need riietusruumid ja köögid ja käsitööklassid. Teine ehitusetapp oli siis, kui juba ehitati välja siin katusekorrust, vahetati katusekatet ja nüüd oleme siis 3. ehitusetapp ja see on siis viimane, loodan. Aha, suurepärane. Kuidas te üleüldiselt hindate seda kulgu? On kõik enam-vähem plaanipäraselt läinud või on miski, mis oleks võinud teistmoodi minna? Kui ma nüüd mõtlen kogu projekti, siis loomulikult see on ebanormaalne, et ühte asja tehakse peaaegu 15 aastat. Et käesoleva ehitusetapi juures on küll kõik asjad käinud enam-vähem normaalselt. Ja. Mis on kõige huvitavam lahendus, mis siia majja tuleb? Võib-olla see väljakaevatud silindervõlviga keldriruum, kuhu tuleb meil leiliruum. See on päris kummaline ja huvitav. Aitäh! Mis inspireeris teid sellest projektist osa võtma või kui te siin 2002 alustasite, et mis siis oli see inspiratsioon, et seda projekti üldse ette võtta? Ma ei tea, kas ma üldse selle peale mõtlesin inspiratsiooni peale. Et kuna ma olin varem juba teinud peamaja projekti aastal 1997 ja pärast seda veel täiskasvanute kooli osa, siis oli päris loomulik ja loogiline, et ma jätkan ka võimlahoone kompleksi arhitektina. Nii et see oli nagu see põhiline, et kompleksselt viia asi lõpuni. Kui nüüd on midagi, mida saaks muuta, kui oli aasta 2002,
või siis nüüd, kui see 3. etapp on käiku läinud, kas siis oleks midagi, mida te muudaksite või kui oleks rohkem ressursse, teeksite midagi teistmoodi? Arvatavasti jah, meil jäi üks kelder veel välja kaevamata, kuhu oli mõeldud õpilastele tööõpetuse klass õuepoolsesse ossa, et see on nagu miinus, et ja loomulikult õpilased ootasid, et kuna seda saali, võimlasaali saab kasutada edaspidi ka suuremate ürituste tarvis, pidude ja kontserdite tarvis, et siis on vajaka laoruumist. Et meil olid mõtted teha õue peale nagu selle abihoone pikendus või laiendus või eraldiseisev hoone, et seda oleks võinud küll nüüd selle ehitusega kuidagi kaasata. Suur aitäh Tiina Linnale! Igatahes tundub, et kooliperel on mida oodata. Või kuidas sulle tundub, Gerda? No, eks õpilastel ju võimalusi tuleb muidugi juurde ja sportimistingimused paranevad ka. Ja lisaklassiruumidest rääkimata. Aga järgmiseks küsime kommentaari koolijuhilt härra Henrik Agurilt. Täna istume siis siin Gustav Adolfi gümnaasiumis koolidirektori Henrik Aguriga ja räägime Gustav Adolfi gümnaasiumi võimlamaja restaureerimisest. Esimene küsimus kohe, et kust selline projekt üldse alguse sai? No, võimlamaja restaureerimine on meil mitmekümne aasta tagune unistus ja koolipere on seda soovinud juba alates nõukogude ajast. Mis on kõige huvitavam leid või avastus nüüd selle restaureerimise aja jooksul? No, mulle imponeerib väga kogu see keldri temaatika, et kuidas ikkagi on kaevatud välja pinnast, mis pole kunagi varem kasutuses olnud. Nii-öelda me võtame täiesti uudismaa kasutusele. Näiteks praegune jõusaal, mis tuleb siis endise jõusaali ehk siis tulevase auditooriumi alla, mis on täiesti keskaegne vundament kaevatud mitme meetri sügavuselt, 100 kuupmeetrid on eemaldatud sealt pinnast ja tulevad täiesti uued ruumid. Mis huvitavat on välja tulnud. No muidugi on väga tore on, et ajaloolised, näiteks ajalooline see rõdu, mis on võimla otsas, see taastatakse ja ta saab natuke uuenduse, et see oli täiesti, ma ei taha öelda, et asja tundmatult, aga igal juhul küllaltki ma ütleks, ajalugu peitvalt oli see kinni löödud sellise ajutise tahveldisega, nii et sealt praegu tuleb siis välja see algne rõdupiire ja vaade rõdult saali. Ma mõistan ka toonaseid võib-olla neid koolis siis otsuste vastuvõtjaid, kes selle rõdu toona sulgesid, et tundus, et sinna üles saaks klassiruumi teha, mida see oligi. Ja tõepoolest võimla otsast on see vaade sinna saali natuke piiratud. Ja siis otsustati, et seda pole vajagi ja suleti. Kas projekt on ajakavas? Projekt on ajakavas ja 15. augustiks peaks kõik valmis olema ja ehitaja on ka kinnitanud, et ta saab selle valmis. Et mis on, et need IT-lahendused on meil ikkagi väga kaasaegsed, mida me oleme soovinud ja loodame, et linn neelab ka meie soovid ja vajadused alla ja finantseerib ka IT-lahenduste osas meie siis hanke. Kui kaua on Gustav Adolfi gümnaasium võimlamaja restaureerimisest üldse unistanud? No võib öelda, et viimased 30 aastat on see teema kogu aeg üleval olnud ja viimased 20 aastat üli tihedalt ja seda ma kinnitan, et ka eelmine direktor Ain Siimann, kogu see kirjavahetus on mapi vahel säilinud, kuidas iga aasta on kirjeldatud seda võimlamaja viletsat olukorda ja vajadust renoveerida ja paluda selleks eraldada vahendeid. Huvitav on see, et kui ma tulin koolijuhiks 2006. aasta alguses, siis kõikide abilinnapeadega, kes kureerisid Tallinna haridusvaldkonda, olid justkui iga-aastased suulised kokkulepped, et Gustav Adolfi gümnaasium saab võimlamaja jaoks vahendeid, aga see oli sellise väikse ülehüppega ja viivisega, et aga järgmine aasta. Ja need järgmised aastad kogu aeg veeresid. Kuni siis lõpuks jõudis see õige aasta kätte. Nüüd anname sõna komisjonile. Täname vaatamast ja kohtumiseni!